see on päike, mida ma näen. Tere hommikust! Ma just vaatasin, mu viimasest YouTube'i videost on möödas üle 1,5 aasta. Te ei kujuta ette ka, kui palju on vahepeal juhtunud. Vahepeal ma kaotasin täiesti sotsiaalmeedias tegutsemise isu ära. Ja saate aru, mul oli 6 aega tagasi gripp. Ja mul on ikka veel hääl ära. Ja ma lähen täna ühte podcasti. Nii et see tuleb vahva. Ma loodan, et mul tuleb natukenegi päevaga hääl tagasi. Aga kõige suurem muutus mu elus on võib-olla see, et ma otsustasin sellest aastast natuke chillimalt võtta. Ma natuke põlesin läbi võib-olla eelmisel aastal ja see ei olnud vahva. TikToki rahvale väga meeldis vaadata mu lokkide unboxingut, nii et let's teeme seda. Ja täna ma siis kõigepealt lähen Mõnnaka kontorisse ja siis peale seda ma lähen Eluks valmis podcasti, kus ma siis räägingi natukene oma täiskasvanuks saamise kogemusest, et inspireerida noori iseseisvaks saama. Ja ma tegin juba väikse meigiga endale, kui ma ei ärka kohe kindlasti üles, nähes välja selline. Ma hakkan kohe minema, nii et bye bye! Tasuta D-vitamiin on õues. Suud uskuda, et lõpuks on käes kevad. Ma jõudsin Mõnnaka kontorisse. Siin on mega lahe neoonroosa silt. Ja kui öösel siit majast mööda sõita, siis terve see tuba on roosa. Kuna on 1. aprill, siis me panime just Mõnnaka kontole üles sellise fake Mõnnaka. See on siis 2 inimese Mõnnakas. Me lasime selle spetsiaalselt õmmelda. Ja siin ongi nagu 2 Mõnnakat kokku õmmeldud. See on mega lahe, me proovisime mu sõbrannaga selga ka seda. Mul ei ole õrna aimu ka, mis nendest vlogidest saab, nagu kas nendest tulevad nädalavlogid, kuuvlogid. Ja ausalt öeldes ma ei taha väga endale mingeid selliseid piire seada ka, sest eelmine kord ma lõpetasingi sellepärast, et see muutus natuke kohustuseks mu jaoks. Ma tegin vist kuuvloge ja siis iga kuu lõpp ma olin nagu, oh my god, appi, ma pean vlogi valmis saama. Nüüd ma olen natukene rahulikumalt võtnud üldse elukest, töökest ja sellega koos tuli ka see YouTube'i tuhin tagasi peale ja ma loodan, et teile meeldib mu igapäeva tegemisi, toimetusi jälgida. Üleüldse ma olen natuke rohkem hakanud oma vaimse tervise eest hoolt kandma. Nagu me teame, siis sotsiaalmeedias näidatakse ainult kõige paremaid hetki oma elust. Ma olen väga pikka aega tegelenud ärevuse, ATH, depressiooniga ja see on olnud üks huvitav teekond. Mul oli vahepeal raskusi isegi lihtsalt toast välja saamisega, sest see ärevus oli lihtsalt nii kohutav. Ma olen nüüd viimased nädal aega proovinud teha sellist asja, kui ma õues jalutan või kui ma bussi ootan või bussis olen, siis ma ei ole telefonis ja oh my god, nii palju rohkem aega on päevas, nagu tundub, et oleks rohkem aega, sest sa näed, nagu mis su ümber toimub. Ja aju hakkab mega lahedaid mõtteid mõtlema ja kuidagi nagu palju kergem ja vabam on olla. Nii et ma täiega soovitan oma screen time'i vähendada. Selline väike mental health nurgake ja ma asun nüüd tööle. Siin on meie podcasti setup. Mulle täiega meeldib see roosa silt seal, Eluks valmis. Issand jumal, mul oli hääldajaga ära, nagu ma rääkisin 0,5 tundi järjest ja siis on mingi aga ülimõnus oli. Mulle täiega meeldib selliseid noorte projekte teha, kus ma saan noortele kuidagi kasulik olla. Ja taas ma helistan kohe oma vennale ja võib-olla teeme seda basic asja, mis kõik tartlased teevad, kui esimene päiksekiir välja tuleb. Nüüd lähme Emajõelde. Moro! Tšau! Sa oled mu vlogis. Lemmikasi alati koolitusi tehes või podcastides käies on see, et sa saad mingi laheda kingikoti, on ju. Nii et teeme väikse unboxingu. Esiteks see kott on juba mega lahe. Vihik, väga praktiline. Rafaello! Ma armastan kookost ja kõike, mis on kookosega koos. Küünal vist või seep. See on vist seep. See on seep. See näeb välja nagu sõõrik, ma tahaks süüa seda. Last but not least on meil kondoomid. Jäi! Kuidas sulle kevad meeldib? Väga kuum. Me mõtlesime, et me teeme täna TikToki lilla Red Bulli taste testi, sest Eestis on suhkruvaba versioon, aga me tulime just Rootsist ja seal oli seda tavalist, ma näitan teile. Eestis on selle suhkruvaba versioon, aga see pidi mega hea olema. Ja me lähme tegelikult praegu poodi ja me ostame seda suhkruvaba versiooni. Üle kuum. Okei, nüüd on. Ma arvan, et Emajõe kallas
on räigelt rahvast täis. Ongi suvi Tartus. Me ei viitsinud Rimisse jalutada, nii et me käisime siin alkohoolsete jookide poes ja me leidsime oma reedakese, nii et nüüd me lähme vaatame, kas jõe ääres on ruumi. Rahvamassid. Ma ei saa ikka üle, kui soe ja mõnus siin on ja terve Emajõe äärne on rahvast täis. Tulime siia veits kaugemale, sest nagu seal on rahvamassid. Hakkame kohe teist-testi tegema. Mul on samal ajal siinpool TikToki kaamera. Alustame. Hello! Täna ma olen siin oma väikevennaga. Oih, läks peale. Mina võtsin selle klassikalise, selle võtan alati. Ja Kerms võttis, aga kus see kadus, selle. Let's go! Aprillikuus on Helen X Jotša special joka. Selle nimi on Kevadine unistus. See on siuke roosa. Oh my god! Me ei pea enam oma palli kaasas kaasma. Just võtsid uue palli. Jah. Jätkame oma vlogmessiga. Miks supilinn nii ilus on? Nagu vaadata seda. Kõik on nii ilus. Meeldib kõige rohkem Salekoki tehas siin. Hello! On kätte jõudnud järgmine päev. Ja ma tulin Mõnnaka lattu teie tellimusi pakkima. Mõnnaka ostnud inimeste tellimusi. Ja siis, kuna täna on ikkagi päikseline päev jälle, siis Emajõe kaldale. Emajõe kaldale, for sure. Okei, let's hakkame pakkima. Kõik pakitud, täna oli päris vähe neid ja nüüd ma lähen midagi sööma. You already know, päike paistab ja Emajõe kallas on rahvast täis. Aga vaadake, me saime nüüd USA-st Red Bulle. Me tegime uue teistest. Vaadake mu lahedat roosat palli. Wow! Oh my god, kui ilus päikselooja! Wow, where are we? Hello! Wow! Not sponsored, aga kvartali koopis on hommikuti mega hea värske buffeevalik. Nii et ma võtan sealt vahepeal töö juurde toitu kaasa. Ja täna on Mõnnaka kontoris teised ka kohal, nad tulid Hispaaniast tagasi. Oh my god, it's Epi! Sa oled nii pruun. Olen või? Jaa! Ma tõin Epile Rootsist staffi. Ma tulin just näohooldusest ja ma kõndisin lihtsalt terve tee niimoodi. Sest mu nägu peaks mingi räigelt punane olema. Ma ei tea, kas seda on siit näha ja mul on liiga halb silmanägemine, ma ei näe endast. Aga ma käisin siis teisel sessioonil 3 sellisel vahval protseduuril nagu... Appi ma ei mäleta. Ja siis ma panen selle siia, kui mulle meelde tuleb. Mul on nagu terve elu näonahaga probleeme olnud. Aga üks asi, mis on mind ka mega palju aidanud, on laktoositoodete vähendamine. Ja also ma käisin testis ka, mul on laktoositalumatus. Aga see lööb ainult näonahas välja. Igatahes, kui kellelgi on Tartus vaja head näohoolduse mimmut, siis Helena Amore ilutuvast soovitan. Ma käisin poes, ostsin viinamarju, ma tuli räige viinamarjatisu. Ja siis ma teen vist lasanjat täna. Ja võib-olla lähme kossu ka õhtul mängima. Also, mul oli täna Red Bulliga ka üks meeting ja olen nii elevil. Red Bull on mu üks läbi aegade kõige lemmikumaid koostööpartnereid. Teised on igasugused väiksed kohvikud, keda ma olen aidanud, toetanud ja noorteorganisatsioonid ka. See tunne, ma saan aidata kedagi, on nii lahe. Ja tavaliselt noored inspireerivad mind rohkem, kui mina neid. Mitte, et ma ise ei oleks noor. Mul on sünnipäev muideks, et ma saan 26. Aga just sellised mingid gümnaasiumi õpilased ja õpilasfirmad ja kõik see. Lahe on näha motiveeritud noori. Igatahes, sest ma jäpin siin, ma hakkan midagi kasulikku tegema. Oh, vot see oli vise. Vot see on pall. Jäi! Tere hommikust! Mul on lõpuks täna üpris kohustuste vaba päev. Nii et ma lähen lõpuks oma lemmikkohvikusse, kohvesse. Ma näitan teile ka, kui lahe koht see on. Meil on jälle lasanje hetked ja siin on kermosõber Arlis. Ma teeme. Wow. Prismatrip. Filmi mu neid suverehve velgi. See müüja oli nagu ilusad juuksed, aga ma ei kuulnud, mis ta ütles. Ma olin nagu ei ole vaja. Igatahes Arlis tahtis näidata teile oma... Mis sa tahtsid näidata? Oma velged. Kas te olete näinud freeze-dried Skittleseid? Wow.
ma tulin Arlise juurde oma arvutit puhastama asjadest, sest mul lihtsalt ei mahu enam asjad ära. Minul on telefonis 97 000 pilti. Vlog lõppeb. Kermo tuleb täna minu juurde ööseks, aga mul ei ole lina, nii et Arlis, ma lähen võtan lina sult. Ei, tahad valget lina? Ma ei tea, mis värvi lina Kermo tahab. Ma võtan selle. Ma olen sellega koju nüüd. Ma ennest linaga koju kõndimas. Hello! Teate, ülikooli ajad tulevad täitsa meelde, sest me oleme täna laupäeva õhtul Deltas. Nendes kuubikutes. Meil on mega palju snäkke ka. Meil on mega palju snäkke. Mul on 2 asja. Kus see maavärin tuli? Minul on võiroosi. Mina ostsin Domino piparmündi paitse. Red Bull. Mu lemmik Red Bull. See ja valge. Millega see on? See on Juneberry. Mis asi see on? Ma ei tea. Kas see ei ole põlvmari ka ju? Let's vaatame. Siuke mari. Toompihlakas. Ma ei teadnud, et toompihlakas on asi, aga okei. Mul on freshly pestud heledad seemned etaviinamarjad. Snäkid. Mu viimane asi, see on Halsey's mingi Colors on. Ja minu viimane asi on Kinder. Näeme 4 tunni pärast. Oi, kes Deltasse jõudis? Tulevane deltalane. Kell on saanud 9. Me panime endale eesmärgid. Mina sain tehtud 2 asja 4. Minul oli 2 asja planeeritud, et ma teeksin ja ma sain enam-vähem 3 valmis. Parem kui mitte midagi. Ma lihtsalt loodan, ma saan selle nädalavahetusega tehtud need. See on 1 päev veel. Ma alati ülehindan seda, kui palju ma jõuan teha. Sama. Aga see on võimatu. Ja siis meil on siin mu väike vend laua all. Kuna ta tuleb täna mu juurde ööseks, siis me vaatame, mis purkse me tellime. Muideks Illegaard. Soovitan kõigil, kui te Tartus olete, siis Illegaard. Mu wifi ei taha ühendada mu telekaga enam, nii et Kermo on FaceTime'is oma sõbraga. Siin on meie Illegaardi eined. See on minu oma vegan. Oh my god, miks siin vähe friikleid kaasa pandi? Ja siis siin on barbecue. What? Sul on poole rohkem friikaid kaasas. Vegan purksi vahel on Bänger Bihvillakas. Soovitan. Ma võtsin täna tellisin pastat Green Roomist. Ma reaalselt kirjutasin ka sinna. See oli kõige parem pasta, mida ma eales söönud. Paneme ta ka siia. Ma olen vlogis. Sa oled vlogis, jah. Ma võtsin seda mind telekat vaatama. Mina arvan, et telekas on lihtsalt lappes. Paneme riisi sisse. Oh! Ebaõnnestus. Ja Bänger purks on ka, soovitan. Not sponsored. Volt võiks sponsoreerida. Vot see oleks Bänger elu. Täna ma annan Kermole maitsta ühte väga huvitavat leiutist. Ma olen TikTokis näinud, et inimesed joovad piimaga Red Bulli. Siin on kõik, mis meil selle jaoks vaja on. Ma panen teid ka siia. Mul on TikToki kaamera siin kõrval kohe, nii et me vaatame siia. Hello! Täna ma olen jälle siin oma väike vennaga. Issand jumal. Ei tea olema või? See on täiega hea ju. See on hea. Jaa, see on täiega hea. On aeg viia taarat ära. Mis mu lemmik Red Bull küll olla võiks? Just jõudsin Delta ette ja see uks pannakse küll 8 kinni, nii et helis tuleb mulle vastu. Let's get some work done. Also, minge siia üritusele, sest mina lähen. Nüüd olen teises kohas. Kermo jäi 9 veel minu teiseks ja täna me tegime pastat. Peaks oma kokashow tegema või? See on lihtsalt igasugustest asjadest kokku pandud. Nagu näiteks sellest vahukoorest, mis me hommikul kasutasime Red Bulli videos. Tere hommikust! Kermo magab nii, et täna on mu sünnipäev. Ja siis ma mõtlesin, ma vaatan aknast välja, kui ilus ilm on ja mis ma näen, keegi on jälle auto alla jäänud. Ma elan sellise koha peal, et ma näen suht tihti, kui inimesed on autole jäänud. Põhjus on ilmselt see, et siin on kõige kohutavam ülekäigurada Tartus. Ükskord suvel ma võtsin aknaid lahti ja kuulsin mingi pauk käis. Ma olin nagu, mingi auto sõitis autole otsa. Auto sõitis inimesele otsa. Täna ma lähen Mõnnaku kontorisse tööle ja ega mul rohkem plaane ei olegi. Mina käisin hommikul juba Coopis. Ostsin meile mu lemmikkooki. Selle nimi on... Siin on mingi reklaam peal. Selle nimi on Cappuccino kook. See on mega hea. Ja Epi ingis mulle sünnipäevaks
midagi vahvat. Unboxing Muumi. ma armastan muumisid. ja see on sellepärast, et Helen käib kogu aeg kontoris lihtsalt mingi tavalise plastikpudeliga, mis ta lihtsalt kodus on. Nii et nüüd on sul hea joogipudel. Wow. What is this? Kas see on väljamaalt? This is from UK. Wow. Näevad nii lahedad välja. See on nii nunnu roosa. Thank you. Siin on kiri ka, seda ma teile avalikult ette ei loe. Epp vist teab, et mulle meeldivad muumid. Taga on hotiflatid. Oh my god, nii nunnu. Mis asi see on? Okei, ma ei tea, kas te näete. Aga lambistakas räägib palju lund sadama. Olen siis mina tööl ja mu vanaema ja vanaisa helistasid, et ma tuleksin alla. Seegi tulin sulle tooma. Mul on nii nunnud vanavanemad. Ma peaselt võin mu töö juurde, pole sünnipäeva kingitus tuua. Härra Mõnnakas isiklikult saabus kontorisse ja tõi mulle ja Epile boba. Parim päev mu elus. Oh my god! That's so cute. Kutsusin kermokese ka siis Maileeni vinget Bemarit vaatama. Ma ei näe mitte midagi, aga ainult päikest. Enne seda lund ju. Aga me lähme nüüd mu lemmikkohvikusse. Let's go! Vaadake seda matchat. Birthday dinner Polarexis. Lasteine. Mul oli nii tore üle pika aja neid vlogikesi teha. Nii et aitäh, et vaatasite. Andke kommentaarides teada, kuidas teile meeldis. Lige subscribe. Ja ma lõpetangi oma vlogikese siis oma sünnipäeva õhtul. Ma olen väga tänulik oma sõprade ja pere ja kõigi üle, kes mind täna meeles pidasid. Aitäh, et vaatasite ja bye bye! Ma loodan, et näeme vähem kui 2 aasta pärast.